Millise strateegiaga lähevad LHV pensionifondid vastu 2020. aastale? Viimastel aastatel on LHV pensionifondid aina enam võtnud eeskuju globaalsetest pensionifondidest, mis hajutavad oma investeeringuid varaklasside lõikes oluliselt rohkem kui seni Baltikumis tavaks on. Baltikumis on teada-tuntud investeeringud aktsiad ja võlakirjad, aga LHV pensionifondid investeerivad ka kinnisvarasse, otseinvesteeringutesse, ettevõtetesse, metsa, laenudesse ja ka erakapitalifondidesse. See tagab kokkuvõttes stabiilsema tootluse ning vähendab finantsturgude kõikumise mõjuvõimu fondidele. Miks on fondi valitud just need varaklassid? Kui vaadata Euroopa suurimaid pensionifonde Norras või Hollandis või ka üle lahe Soome pensionifonde, siis need fondid investeerivad aina enam erakapitalifondidesse ja ärikinnisvarasse. Tänasel hetkel LHV pensionifondide portfellist ärikinnisvara moodustab 8–10% fondidest. Ärikinnisvara tagab olemuslikult stabiilse tootluse tänu rendivoole ja ärikinnisvara kasv käib ühte sammu majanduskasvuga. Erakapitalifondid investeerivad otse ettevõtetesse, mis üldjuhul ei ole börsidel noteeritud. LHV pensionifondid alustasid investeerimist erakapitalifondidesse Baltikumist, kuid tänaseks oleme liikunud Euroopa turgudele, kus valik on märgatavalt laiem ning likviidsus on oluliselt suurem. Ajalooliselt on erakapitalifondid toonud tootluse, mis on ületanud aktsiaturgude oma ning LHV pensionifondide portfellidest moodustavad erakapitalifondid circa 8–10%. Kolmas suurem alternatiivne varaklass meie jaoks on finantseerimise pakkumine kohalikele ettevõtetele. Kui finantsturgudel riigi võlakirjad kauplevad tänasel hetkel negatiivse oodatava tootlusega, siis otselaenud või võlakirjad Eesti ettevõtetele annavad sellest oluliselt suurema tootluse ja see suurendab ka fondide tootlusprofiili. Kas Eestisse investeerimine jätkub? Eestisse me kindlasti jätkame investeerimist, kuid muutunud on kriteeriumid, mida me investeeringutelt nõuame. Eesti kapitalituru eripära on madal likviidsus, mis tähendab, et kui on soov kiiresti varasid müüa, siis see on üpriski raske, kuna turul on väga vähe osapooli, kes oleksid valmis ostma. Vaadates tänast pensionireformi kulgu, siis inimesed saavad tulevikus hakata igal hetkel oma raha pensionifondist välja võtma ja me peame ka selleks valmis olema. Tänu sellele me peame pidevalt jälgima, kui suure osa Eesti investeeringud meie portfellist moodustada võivad. Ja see saab ka piirangud mingil määral tulevastele Eesti investeeringutele. Kui kokku võtta, siis varasemalt me tegime investeeringuid 10+ aastase eeldusega, siis tänasel hetkel me iga investeeringut puhul vaatame, et me oleksime võimelised seda ka kiiresti müüma ja eelistame investeeringuid, kus me saame ise otsustada igal hetkel, kas me saame selle vara müüki panna või mitte. Kui meile tuleb lauale investeering, mis ei paku seda võimalust, siis me ootame selliselt investeeringut lihtsalt kõrgemat tootlust võrreldes muude alternatiividega.